Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3. kuni 9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide kuuega. Müntide kuus räägib sellest, et kui on kitsikus, tuleks küsida, et häbeneda pole midagi. Kui teil on vaja näiteks laenu võtta või kelleltki raha küsida, siis võite seda teha, ei pea häbenema. Samas väga lihtne ja kerge on anda. Kui teil on, siis jagage. Kui ei ole, siis küsige. Edasi tuleb teil mõõkade 2. Mõõkade 2 räägib sellest, et ei saa edasi liikuda, kui te pole otsust teinud. Otsus tuleb ära teha nüüd, mis iganes see otsus on. Edasi tuleb teil sauade 5. Sauade 5 ongi selline läbirääkimiste kaart. Konkurentsikaart, läbirääkimiste, vaidlemise kaart. No see ongi seotud selle otsusega, et ju siis tuleb läbi rääkida kõik, mis on selle otsusega seoses. Et ongi selline kaart, no minu jaoks on ta selline koosolekukaart või et kus on üks idee laual ja siis kõik pakuvad oma selliseid visioone seal välja, et kuidas see peaks toimima, kuidas seda tööle panna, mida see peaks sisse tooma, kuidas seda üldse nagu ajada, neid asju seal ajada. Et kõik räägivad läbisegi ja lõpuks selgub siis leitakse mingi lahendus, selgub tõde või võetakse vastu mingi otsus, kuidas asja ajada, kellega koos seda teha, mida sinna panna, mida sellest kõigeks vaja on. No nii palju, kui on võimalik läbi rääkida. Uued asjad alati ei pruugi tööle minna nii, nagu meie seda lootsime või ootasime. Edasi tuleb mõõkade 7. No mõõkade 7 on kavala müügimehe kaart minu jaoks. Ta on varaste kaart. Ta on selline kaart, vaat see samasel laua taga, kus ideesid arutati, võib juhtuda seda, et keegi varastab selle idee ära ja teeb selle enne teid valmis. Samas võib olla ka see mõõkade 7 mõõkade 7 võib tuua teile ka seda, et tahtsite midagi osta ja kaval müügimees müüb teile selle, haibib niimoodi üles, et küll on vinge, et te olete ise nii õnnelik, saite ühe vinge asja hea hinnaga ja siis lähete oma ostuga koju. Ja varsti tuleb välja, et sellel on varjatud vead, et see pole sugugi nii vägev, kui teile räägiti. Et see on selle kavala müügimehe töö, selles mõttes, et teile pakutakse midagi, mis tundub väga hea, aga tegelikult on tal varjatud vead. Läheb see asi teil katki, tuleb muud asjad välja. Ma olen selle auto näite toonud, teil on unistuste auto ja nüüd on see müügis. Lähete sinna, on see siis inimene või on see mõni salong, räägib teile maad ja ilmad, vot ainult mul vanaema sõitis sellega, tead ainult suvel käis paar korda poes. Auto pole sõitnudki kusagil, kogu aeg on olnud soojas garaažis. Kõik on ära tehtud, pestud, ma ei tea, vahatatud, roostetõrje on tehtud, kõik ülevaatused on ära tehtud. Ühesõnaga täiesti super auto, no põhimõtteliselt täitsa tutikas on ju. Vaata, mis hea soodne hind. Oletegi rahul, ostate ära, saate oma unistuste auto, sõidate koju, saate võib-olla veel mõned päevad sõita ja siis hakkab kuskilt logisema, siis tuleb välja, et käigukast on nässus, ma ei tea, mootoris mingisugune loks on sees on ju. Hakkavad välja tulema need varjatud vead, lähete tagasi, ütlete, et kuulge, mis jama te mulle müüsite, see pühib käed puhtaks, ütleb, et ei. Mina ei tea sellest mitte midagi, ise kirjutasid lepingule alla. Nii on, ega siis auto ju kulub. Ei ole niisama, et mõtlete, et sõidate siit minema ja saate siin 10 aastat sõita ilma, et ühtegi viga ei tule. Siis oli kõik korras, kui mina teile selle müüsin. Nüüd vaadake ise, kuidas hakkama saate. Lähete sinna autoremondi töökotta, siis neid vigu seal üle vaatama ja tuleb välja, et maksad selle remondi eest rohkem, kui see auto üldse väärt on. Vaat midagi sellist on selle kavala müügimehe kaardi sisu, et olge ettevaatlik, mida teile pakutakse ja vaadake selja taha, et teie tagant midagi ära ei varastata.
Edasi tuleb siit karikate kuninganna. No karikate kuninganna on emotsioonidega nagu tasakaalus, et soovitan teile ka hoida oma emotsioonid tasakaalus. Tema on rahulik. Tema läheb ja seletab ühte asja mitu korda, et ta ei lähe endast välja. Mulle meeldib tema juures see, minu meelest on tema hästi sobiv õpetajaks, et ta võibki seletada ka puupeadele mitu korda üht ja sama asja. Ta sobib ka hästi uute inimeste väljaõpetamiseks, et ja ka hea sõbranna, kelle juurde alati minna, oma mure kurta, rõõmu rääkida, tema kuulab ära, ta ei hurjuta, ta ei targuta niisama, kuulab ära, annab nõu, kui ei oska, jagab soovitusi, kuhu minna, mida teha. Edasi tuleb siit teil järgmine valikute kaart. See on meil Sauade 2. Sauade 2 on karjäärivalikud. No siin on ikka see sama, et kas hakata peale või mitte. Kui Sauade 2 ütleb, et davai, jaa, hakkame pihta. Sauade kaardid üldse on väga tegutsejad. Nemad ei taha passida niisama, nemad tahaks tegutseda. Nii ka see 2. Tema tahab nagu öeldagi teile seda, et hakkame nüüd lõpuks pihta. Et no kaua, siin on läbi räägitud, kõik punktid on läbi arutatud. Selle vargakaardi eest on ka juba hoiatatud. Et hakkame nüüd lõpuks pihta ja viimane kaart on teil järjekordne 2, see on karikate 2. Minu jaoks on see hingesugulane, aga see võib olla ka suurepärane äripartner. Suurepärane inimene, kellega koos seda ettevõtmist vedada, kellega te mõtlete ühtemoodi, visioon on paigas, plaanid paigas, absoluutselt kõik on paigas, polegi muud kui võtame kätte ja hakkame pihta. Ja vot seda ma teile soovingi. Hakake oma asjadega pihta, tehke otsus ära, rääkige asjad läbi ja alustage sellega, mida te plaanisite. Kõik läheb suurepäraselt. Ma olen sellest täiesti kindel. Teil on nii palju seda ärivaistu, teil on nii palju seda tarkust ja elukogemust. Te saate kõigega hakkama, mida te ainult ette võtate. Selline nädal tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.